Tere! Mina olen Mairi ja töötan haridusliku erivajadusega lastega, kellele kooliväline nõustamismeeskond on soovitanud õpetust põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel, toimetuleku või hooldusõppe tasemel. Antud sihtgrupiga töötamise kogemus on mul alates 2009. aastast. Alustasin sotsiaaltöö valdkonnas ning sealt edasi liikusin hariduse valdkonda. Suhtlemine on meie kõikide põhiõigus. Erandiks ei ole ka erivajadusega inimesed. On inimesi, kellel puudub verbaalne kõne või kelle kõne ja kõnest arusaamine on limiteeritud ning kes eneseväljenduseks vajavad mingit alternatiivset viisi ja vahendit. Meie kooliõpilased on enamasti mitteverbaalsed. On üksikuid õpilasi, kes end vähesel määral suudavad verbaalselt väljendada. Seetõttu kasutame igapäevaselt alternatiivkommunikatsioonivahendeid. Järgnevalt tutvustan erinevaid AAC vahendeid. AAC on lühend inglisekeelsest terminist Augmentative and Alternative Communication ehk kõnet toetav või asendav kommunikatsioon. Kõnet toetavat kommunikatsiooni vajatakse siis, kui inimese kõne ei ole piisavalt selge. Kõnet asendavat kommunikatsiooni aga kasutatakse juhul, kui verbaalne kõne puudub. Õnnestunud kommunikatsiooni eelduseks on see, et mõlemad osapooled kasutavad ühist keelt. See on kommunikatsiooniviis, mida mõlemad osapooled mõistavad ja oskavad ka kasutada. Alternatiivkommunikatsiooni õpetamise puhul ei ole eesmärk mingi vahend või meetod ise, vaid just suhtlemise võimaldamine. Selleks tuleb meil sageli ise luua olukordi, kus erinevate inimestega on suhtlemine vajalik. Õpilase jaoks sobiva vahendi leidmine on oluline ning mõnikord võib see võtta aega. Seetõttu ei tohi loobuda, kui peale paari kasutuskorda õpilane vahendit ise veel ei kasuta. Initsiatiiv võib tema poolt tulla palju hiljem. Seetõttu on oluline, et mitte ainult meie suhtluspartner, vaid ka meie ise oleme aktiivsed ning kasutame enda kõne toetamiseks õpilase jaoks sobivaid vahendeid, näiteks PCS-pilte või suhtlusraamatut. AAC vahendi valik sõltub mitmetest erinevatest teguritest. Vahendi kasutaja sensoorsetest, kognitiivsetest, motoorsetest ja ka keelelistest võimetest. Alternatiivkommunikatsiooni võimalused ja vahendid on näiteks järgnevad. Intensive interaction on meetod, mille meie oma koolis oleme eesti keeles sõnastanud tunnetuslikuks suhtlemiseks. Selle abil arendatakse suhtlemise baasoskusi. Need on teistega koos olemine, kehakeele ja miimika kasutamine ja muu. Eesmärk on usaldusliku kontakti ja suhte loomine ning suhtlemine toimub alati õpilase tempos. Täiskasvanu peegeldab õpilase poolt tehtud häälitsusi või liigutusi ja seeläbi luuakse kontakt. Näiteks, kui õpilane kiigutab end edasi-tagasi, siis mina jäljendan tema liigutusi ning hakkan end samuti edasi-tagasi liigutama. Läbi selle õpilane märkab mind, naudib kommunikatsiooni, sest see suhtlus toimub tema jaoks nii-öelda tuttavas keeles. Esemelist kommunikatsiooni on hea kasutada inimesega, kellel on probleeme nägemisega. Tema nägemisväli võib olla piiratud, ei suudeta pilku fikseerida või on nägemine täielikult puudulik. Esemeline kommunikatsioon tähendab seda, et mingit tegevust või kohta tähistab konkreetne kolmemõõtmeline reaalne ese. Näiteks enda koolis kasutame WC-tähisena mähet, sest see on ese, mis suuremal osal õpilastest nende hügieenitoimingutega seostub. Mida individualiseeritumad on esemelise kommunikatsiooni tähised, seda parem, sest kõikidel seostub erinevate tegevuste ja kohtadega mõni erinev element. Veel üheks võimaluseks on viiped, sealhulgas lihtsustatud viiped. Meie oma koolis kasutame lihtsustatud viipeid, sest õpilaste käte motoorne võimekus on sageli limiteeritud. Viibete eelis on see,
et need on igal ajal käepärast ja neid saab vajalikul ajahetkel kasutada. Miinusena võib aga välja tuua selle, et viibe kaob visuaalselt kohe, kui see on tehtud. See tähendab, et kui õpilasel on vaja info töötlemiseks rohkem aega, siis ei pruugi ta temale näidatud viipest vajalikku infot kätte saada. Valik lihtsustatud viipeid on hetkel välja toodud harno.ee lehel. Foto- või piltkommunikatsiooni alla kuuluvad erinevad fotod, pildid ja sümbolid, näiteks piktogrammid või PCS-pildid. Meie kasutame oma koolis peamiselt PCS-pilte, kuid ka mõningaid fotosid. Piltkommunikatsiooni eelis on see, et seda saab näidata õpilasele just nii kaua, kuni temal on vaja. See tähendab, saab anda aega pildil oleva info vastuvõtmiseks ja töötlemiseks. Kõige lihtsam variant, mis ka alustuseks hästi sobib, on üksikpiltide kasutamine, näiteks millegi nimetamiseks või tegevuse tähistamiseks. Edasi saab juba liikuda lause tasandile, mis annab veelgi täpsema võimaluse end väljendada. Taas kord on oluline, et meie ülesanne on oma kõne AAC vahendi abil mudeldada. See tähendab näidata ette, kuidas vahendit kasutada. Esiteks aitab see aeglustada meie kõnetempot. Teiseks õpib meie suhtluspartner, kuidas vahendit kasutada ning lisaks loome seoseid esemete, tegevuste ja PCS-sümbolite vahel. PCS-piltidest on võimalik koostada teemapõhiseid suhtlustahvleid või juba laiema sõnavaraga suhtlusraamatuid. Nende vahendite puhul on pildid koondatud teemade kaupa ja see annab võimaluse suhelda lause tasandil. Sümbolitele on paika pandud kindel taustavärv, mis määrab ära sõnaliigi, kas nimisõna, tegusõna ja nii edasi. Näiteks saab suhtlustahvli abil öelda: mina olen väsinud. Suhtlusraamatuid on mitmeid tüüpe. Olen täna tutvustamiseks välja toonud variandid, mis meie kooli õpilastel kasutusel on. Esimene on PEX-raamat. PEX on lühend inglisekeelsest terminist Picture Exchange Communication System ning see kujutab endast suhtlemist läbi pildivahetuse süsteemi. Raamatu kasutaja ulatab oma suhtluspartnerile pildi ning saab vastu küsitud eseme, vahendi või tegevuse. PEX-süsteemi õpetamisel on oma kindel struktuur. Raamatus sees olevate piltide arv suureneb just vastavalt õpilase vajadustele. Pood suhtlusraamatu abil saab rääkida erinevatel teemadel, näiteks avaldada soovi midagi saada või teha, väljendada oma emotsioone, avaldada arvamust ja nii edasi. Poodraamatu kasutamise eesmärk ei ole lause moodustamine, mistõttu sobib see hästi inimestele, kelle käte motoorne võimekus on limiteeritud. On loodud ka selliseid suhtlusraamatuid, kus saab suhelda lausetega. Näiteks saab valida kategooria vaba aeg ning moodustada lause mina tahan mängida palli. Pildikeeles on võimalik koostada palju erinevaid õppematerjale, näiteks lihtsamaid tööjuhiseid, sotsiaalseid lugusid. Sotsiaalne lugu on lühike olukorra, sündmuse või tegevuse kokkulepe, kus viidatakse sellele, kuidas taolised olukorrad võivad laheneda, mil moel käituda ja mida olukorrast oodata. See annab juhised, kuidas piltide abil teatud olukorras oma käitumist juhtida. Täna olen kaasa võtnud mõned näited materjalidest, mida oma töös olen kasutanud. Näiteks lauakatmise juhis, mida vastavalt olukorrale on võimalik kohandada, ning sotsiaalne lugu tuletõrje evakuatsiooni teemal. Oma koolis kasutame ka erinevaid madal- ja kõrgtehnoloogilisi vahendeid, mille hulka kuuluvad erinevad kommunikaatorid või digitaalsed suhtlusvahendid, näiteks puutetundliku ekraaniga kommunikaatorid või pilguga juhitavad seadmed. Olen tutvustamiseks kaasa võtnud erinevat tüüpi kommunikaatorid ehk tehnilised suhtlusseadmed,
mis võimaldavad salvestada ja esitada erinevaid helisid. Lõpetuseks ütleksin veel kord, et kui sinu õpilane, pereliige või tuttav on AAC vahendi kasutaja, siis kindlasti kasuta temaga alternatiivkommunikatsioonivahendeid erinevates olukordades ja tegevustes.